Jumal on imeline, amen. Teenime vägede ja hoovad, kellele kuulub au, kiitus, ülistus. Mis on kõige ägedam? Jumal pole kunagi muutunud. Ei loe, olen huvitatud, kõik mida me tunneme või millest me läbi läheme, Jumal on ikka hea. Jumal on ikka õige, ta ei muutu. Kuulasin ühte väikest lõiku täna ja see ütles, et oleme käsust vabad. Jeesus on käsu needsust asjast. Aga see on mitut eri käsku. Need on need 10 käsku, mida me teame. See on see, et ära tappa, ära varast, ära tee. Ja mõni küsib, miks siis Uues Testamendis ei ole? No Jumal ei pea 2 korda ennast ütlema. Ta ei pea ütlema 2 korda inimese ära tapa. Ta ei pea ütlema ära varasta. See ennast mõistet on Jumala käest, ta ei muutu sellega. Aga teine osa käsk on see, kus on need siis ohvrid ja patuandust on see, mida Jeesus tegi. Oma nimetus, ma praegu tule meelde täpselt, kui see nimestus on see, mida Jeesus lunastas meid sellest. Amen. Aga see, et käsuraamat ei ole muutunud, see räägib Jumalast, see räägib Jumala iseloomust, see räägib, kes Jumal on. Amen. Ja kui Jumal ütles juba Vanast Testamendis ära tappa, aga ta ei pea uues kordama ennast. See on ikkagi tema tahe. Mitte. Nagu see on tihti peal, oi Jumal saab ütlema, ei, Jumal ütles, et armastab siin, piisab ühest korrast, on ju. Ta on juba läbi Piibli mitu korda öelnud seda meile. Ja tihti peal on see, et ütle veel. Jumal on öelnud, meil tuleb uskuda seda, mis Jumal on öelnud. Ja kui ma tahan veel kuulda, loeme sõna. Ütles, et ma armastan sind. Saad veel kuulda, loe uuesti, ma armastan sind, ütleb Jumal. See on see, et Jumal on öelnud, ma täidan kõik sinu vaadus oma rikkuse auga Kristus Jeesuses. Jumal ütleb mulle, mine loe ja sa kuuled, löö kõva häälega, sa kuuled, kus Jumal ütleb sulle seda. Ma täidan kõik su vajatused oma rikkuse auga Kristus Jeesuses. Mul on see mure, too mure, 3. mure, siis Jumal ütleb, et aga heitke kõik oma mure minu peale, pean hoolt sinu eest. Ja tegelikult reeglina rohkem pole vaja öelda. Ta ütles ühe korra, samamoodi nagu ütles, et ta ei käinud ringi, kui tuli taeva ja maa lõi, ta ei käinud ringi, tulgu maa, tulgu taevas, Jeesuse nimel, tulgu maa, ta Jeesuse nime ei kasutanud, on ja, aga tulgu taevas, tulgu maa, tulgu taevas, tulgu maa. Ta ütles ühe korra, taevas, maa, sa ei olema. Ta ei kahtlenud oma sõnades, kui ta välja ütles seda. Ja täpselt samamoodi Jumal on öelnud, ma armastan, ma hoolin sinust, ma surin sinu eest, mis iganes, ma olen sulle andnud kõik, mida ma eluks sinu korda, rohkem ütlema, ta on ühe korra öelnud ja see on väga välja öeldud sõnad, meil tuleb siis see vastu võtta ja enda omaks teha. Pihti ei ole, miks inimestele seda ei ole, nad ei ole seda enda omaks teinud. Nad veel ei usu, et Jumal on seda neile öelnud. Nii lihtne see ongi tegelikult. Jumal on öelnud, ma tahan sulle parimat, sa tahab sulle parimat. Või Jumal ütleb, olge pühad, nagu mina olen püha, siis järelikult seda tähendab. See mõtles seda, sest see annab meile juurde pääsu temale paremini. Ja mida rohkem saame Jumal aus käia, mida rohkem saame Jumal aus olla, rohkem õpime teda tundma ja kogeme teda. Amen. See ongi küsimus, et mitu korda Jumal peab meile ütlema. Ja siis ta veel peale kauba, et ütles, armastab meid, ta suri meie eest. Ta veel tõestas seda oma tegudega. Amen. Et vahepeal on tunne, et inimestel pole isegi sellest piisav. Jumal, kas ikka surid ma eest? Ja ta suri meie eest. Mida suuremat tegu annab olla? Kuidas on veel võimalik veenda? See nagu keegi ütles väga hästi, et ära kunagi vaidle inimestega tihti peale selle mõtet nagu, eriti kui on, Paulus ka räägib, et ära raiska aega vaidlemisele, et mõned lihtsalt tahavadki vaielda. Väga hästi on öeldud, et ja mina ütlen seda nüüd, on öeldud, et inimene, kes tahab vaielda, ta lihtsalt vaidleb ja ei loe, kui palju sa üritad rääkida, sa ei suuda ta ümber veenda. Aga inimene, kes on nõus uskuma, ta ei vaidle seda, ta lihtsalt usub, et sõna ütleb, ja sul ei ole vaja teda veenda ümber, ta lihtsalt usub. Nii lihtne see ongi. Et inimene, kes kui inimestel on kogu aeg sõna aga, eeldab seda, et siis järelikult see sõna, see ei kõneta. Kui Jumal ütles, ma täidan su vajadused või teine asi, et armastus on üle kõige. Või lihtne on see, et kui te mind tõesti armastate, Jeesus ütles, kui te tõesti mind armastate, mis siis on? Me peame tema käske, peame, mis ta on öelnud. Kui me tõesti teda armastame, siis me teeme seda, mis ta meile on öelnud. Nii lihtne see ongi. Inimesed tuleb vaidleda, aga järelikult need inimesed, kes vaidlevad, eks me kõik oleme seda teinud. Mina olen seda teinud, võib-olla teie ei ole, mina olen seda teinud. Aga ma olen ka meelt parandanud, ma olen teinud otsuse, et Jumal, sinu sõna on ustav, sinu sõna on õige. Kui mina midagi aru ei saa, siis minus on süü, minus on viga, mitte sinus. Sest me käisime üks päev vaatamas neid langevaid tähti.
ja tähesadu on või tähed või meteoriidid või praht kosmosest lihtsalt tuleb meie atmosfääri nagu langevad tähed. Ja istusime 2 tundi vaatasime, 6 tähte räägime. Põnev oli ja siis ma vaatasin, mõtlesin, et ja tuli jutuks galaksite, seda ühte galaktikat on näha siin ja kui Jumal on selle kõik loonud, ta on võimas, see püsib koos, see suurus, on pannud meie siia keskele. Kuidas on üldse võimalik mõelda, et Jumal on vea teinud kunagi kuskil? Et ta on eksinud kuskil. Ma jõudsin järeldusele, et kui kuskil viga on või midagi on, siin on viga. Et minul tuleb ennast muuta, minul tuleb. Jumalas ei ole viga. Kui Jumal ütleb, et kui ta ütleb sellele mäele tõuseb paigast, langeb merre, ei mõtle 2 minutit südames, et usud, et see, mis sa ütled, sünnib, siis see saab sulle, mis sa ütled. Jumal on öelnud seda. See on tõde. Järelikult kuskil on minus viga, kas minu sõnade vähes on viga, kas midagi on, mul on vaja, kas ma kahtlen oma sõnades veel. Mis iganes, kuskil peab olema viga minus, kui see ei tööta. On ju nii? Ta ütles, et heitke kõik oma mure minu peale, ma pean hoolt sinu eest ja kui ma kasutan neid sõnu välja ja ma ütlen, et Jumal, ma annan selle sinu kätte ja ma ikka elan veel muredes, mul on mure, siis järelikult ei ole Jumalas viga, sest tema lubas hoolt kanda, kui ma talle annan. See on tema, ja ma ütleb, aga küsimus on see, kas siis Jumal lubas hoolt kanda või ta valetas. On ju, selles olukorras me peame mõtlema niimoodi. Kas ta siis kannab hoolt? Sest tihtipeale me paneme mängu inimlikku, et aga me oleme inimesed ja see olukord on. Aga Jumal ütles, et kui sa annad selle minu kätte, ma kannan hoolt sinu eest. Ja muretsemisest pole kasu mitte midagi. Siis küsimus on see, et miks me siis muretseme, kui Jumal lubas hoolt kanda ja miks me teeme midagi, millest pole kasu mitte millegile. Tegelikult, kui me usume neid sõnu, mida Jumal on välja öelnud, siis me teeme nende järgi. Sest viga ei ole, kui asjad ei toimi, siis viga ei ole Jumalas, vaid viga tuleb siis otsida iseenda juurde, et Jumal, mida ma saan teistmoodi teha, kus on vaja muutust teha. Ja me peame olema alati valmis muutuma. Ja kui ta ütleb, Jumal ütleb, et võtke mind eeskujuks, siis parimat eeskuju on olla kui Jumal. On ju nii? Et jah, halleluja, kiitus Jumal. Nii põnev. Aga kuidas ma arvast, et läheb? Normaalselt, hästi. On kellelgi tunnistust. On kellelgi midagi. On uus üles ehitanud midagi. On keegi lugenud sõna. On kellelgi midagi. Kui me kokku tuleme, on kellelgi midagi, ütleb Piibel. Ja palun. Lühidalt lihtsalt ütlen, et täna oli esimene tööpäev ja ma siis tõdesin seda, kuidas Jumal juhib samme füüsiliselt nii minu samme kui ka teiste inimeste samme. Uues majas on kiipja, mida minul ei olnud ja siis ma mõtlesin, kuidas ma hommikul sisse saan ja siis mõtlesin, et ma veel ei lähe ja siis ootan peaaegu 8, okei, nüüd ma lähen. Ja täpselt siis, kui ma olin õiges kohas, siis oma kuulist tuli aednik välja ja siis saime niimoodi kokku ja siis ma küsisin, kas uks on lahti, ei ole, aga ma teen sulle lahti, mis on aitäh. Halleluja. Amen. Just nimelt, et selline nagu Jumala imeline hoolitsus niimoodi, et niisugune tunned nagu nii armas oli see, lihtsalt sa nagu näed ja mõtled, et ma arvan, et see nagu tähendabki füüsiliselt, Jumal seab samm. Ma jõuan sinna, ta jõuab täiesti ootamatult minu jaoks sinna, see ei ole ootamatu, Jumal sina teed, sest ta nägid, mis mina mõtlen, et kuidas ma lahendan selle olukorra, eks ju. Halleluja. Või teine, kui ma pidin poes olin ja ma pidin arvega ostma lasteaia arvega. Ja ma sain kokkuleppe, et hästi ma võin oma nimega osta, kui ma kasutasin õppejuhi nime, aga ma allkirja panin poodlumas teha niimoodi. Ja siis ma mõtlesin, et ma ei arvestanud, et ma nende kastidega nagu, et ma tõesti need kastid võtan. Mul oli 3 kasti ja need on mul käes ja siis enne seda mul ostuprotsess oli pooleli. Infojuht tuleb sammub otse minu poole, mõtlen, oi, sa siin poes. Sa oled autoga või? Näe, võta kastid viljast päeva. Täpselt. Ja mina ei lattanud. Halleluja. See oli nagu nii, see oli tähis, see oli nii armas. See oli nii armas, nagu nii hoolitsused. Amen, halleluja. See, mida Jumal tahab, ta hoolitseb meist. Ta ütleb, ta kannan hoolt sinust. Selline pisiasjad. Ongi, absoluutselt. Kas ma pidin selle hetkel poodi minema? Tegelikult ei pidanud. Aga just, et see ma otsustasin, ma lähen. Teine inimene otsustasin. Vaata see nagu. Ja, amen. Siis ma tuleb täpselt minu poole.
see meenutab mulle Abrahami lugu, kui ta läks Iisakit ohverdama. Ta läks hommikul vara, tõusis üles õigel ajal, kõik sammud oli õigel ajal, jõudis sinna, hakkas ohverdama ja kes põõsas oli? Oinas oli põõsas ja ohverdas hoopis selle nagu, et täpselt samamoodi, et ma ei pidanud minema, aga ma läksin, tegin ja see oli õigel ajal, õige ajastus ja halleluja, vaat kas Jumal teeb. Jumal on imelik. Vot see ongi see, kus on alati, kui näitab Jumala headust meile, Jumala suurust ja see ongi see, et mitte kunagi ära võta mõttesse, et Jumal, ära küsi Jumal, miks see. Jumal, ütled, et Jumal, ma olen siin, mida ma tahan paremini teha? Kuidas ma saan teistmoodi teha? Sa oled ustav, sa oled löönud universum ja mitte miskid pole Jumalale üllatus, et ta ei tule šokina talle. Mitte miskid, mitte kunagi. See on niimoodi, et keegi ütleb, et Jumal, ma vajan 10 000. Gabriel, mis nüüd saab? Ta vajad 10 000. 10 000, kui me selle võtame. Ma olen 1000 mägedel, karjad 1000 mägedel. Ma olen nüüd kulla ja hõbeda. Ma olen su varustaja. Amen. Ja see ongi see, et Jumal ei kukku ükskõik, mis olukord on, Jumal on, tal on kontroll enda üle. Absoluutne kontroll enda üle. Ta teab, kes ta on, ta teab, mis ta on, kus ta on. Ta teab oma sõna, ta teab oma väge, ta teab oma õiglust, ta teab oma pühadust. Ja kui sa vaatad seda universumit, kui sa vaatad seda maad, kui täiuslikult seda loodud, kui imeliselt seda loodud, siis ainuke, kus me saame viga otsida, on iseenda juures. Et Jumal, mida ma saan teha teistmoodi, mida ma saan teha paremini. Mul pole vaja kunagi küsida, miks. Jumal, ütle, kuidas? Ja Jumala sõna räägib meile väga palju, kuidas. Ja sellepärast ongi nii väga, on see meeleparanduse teema, on see meeleuvunduse teema, see on nii häda vajalik. Ja mitte tunda meile, vaid ka panna praktikasse. See on täpselt samamoodi, nagu mõni ütleb, mul on süda rõõmus. Rõõmus süda teeb näo rõõmsaks ja kui me väidame, et mul on rõõmus süda, pane naeratus suu peale. Ma ei tunne, pane naeratus suu peale. Amen. Absoluutselt, see on see, kuidas me paneme selga. Me ei tunne, et vaja on ülistada, me ei tunne, et me tahame ülistada, me ei tunne, et aga mida me teeme? Me ülistame Jumalat. Me paneme selga selle rüü. Vahepeal on riietus, ma ei tunne, ma ei taha riide panna, ma ei taha, sa paned riidesse. Sa paned selga midagi, samamoodi paneme ülistus rüü selga igal ajal. Alati, nagu Taavet ütles, alati on kiitus mu suus, vilesad kuulevad ja rõõmutsevad. Oled sa kunagi koopas olnud ja põgened elu eest? Kuningrik ajab siin taga, kuningas ajab siin taga. Sa pead põgenema elu eest. On olnud seda kunagi jällegi, ei ole ju. Ja ometi kõige juures ta ülistab Jumalat, ta ei nea kunagi Sauli, ta õnnistab Sauli ja ühe korra ta võttis ta isegi see, et ta lõikas tüki kuuest ära, see piinas teda ja see näitab seda tegelikult, kui võimas on me Jumal või kui me paneme selga need rüüd, me paneme selga, kas me tunneme või ei tunne, me paneme selga Jumala olemuse. Amen. Jumalas pole mitte kunagi probleemi, Jumalas pole viga, vaid kui on alati, vaatab, mis ma saan teha. Ma ütlen, kuna me käisime, mis õhtul me käisime, pühapäeva õhtul, esmaspäeva õhtul, ei, ma ei mäleta, kuna me käisime tähti vaatamas. Ja ma nägin seda universumi suurus, sa näed seda linnuteed, sa näed planeete, sa näed seda, see on nii, ja siis sa näed galaktikat ka veel, mina ei teadnud, aga siis Karl ütles, et näed, vaata, siis ütles, et seal on 2 XV, tuled sealt tähest alla, loed, oota, seal on 3 tähte, loed 1, 2, 3, vaatad üles, 1 täht ja selle kõrval, see täpp, see on galaktika. Ma ütlesin, vau, jumal, ja meil galaktikaid on palju, 120 miljonit. Mõni küsib, et miks meil vaja on, nagu, et sellepärast, et Jumal plaanis meid, me elame igavesti. Ja kui ta midagi loob, ta loob midagi suurt, ta ei loo midagi, tal on plaan valmis. Ja neid kõiki galaktikat oleks veel vaja olnud, kui teete, kui inimene elab igavesti. Aadam oleks veel siin, kõik inimesed oleks veel siin. Me kõik teeniksime Jumalat, varem või hiljem me ei mahuks siia planeedile ära, maa. Me ei mahuks ära. Ja selle pärast oli. Ja siis Kersti võtab, et kuule, me lähme perega sellesse galaktikasse elama, kuna külla tulete. No, aeg on. Tuleme ikka. Vaata, kui sa igavikuliselt elad, sa ei mõtle ajale.
ja see on see, siis ma mõtlesin Jumala suur, ma mõtlesin, et kuidas me üldse saame mõelda, et Jumal, miks või miks see või ei Jumal, kus mina saan muutuda, kus saan ma teha midagi teistmoodi. Nagu täna on see hea tunnistus, kus Jumal lihtsalt, Jumal juhib meie samme, Jumal avab võimalusi, teeb, ja see on see lihtsalt olla kuulakas talle. Halleluja. Jumal on nii imeline. Jumal on nii hea. Ja lihtsalt see on see, ja see ongi see, et kui ta on juba öelnud, et ma armastan, siis ta armastab sind. Ma täidus vajadus, ta täidus vajadus. Ta ei pea korda, kui tahad kuulda veel rohkem, loe. Ma ei tea, nüüd tänapäeval enam ei kirjutada, aga vanasti võib-olla, minul ei ole olnud väga paberkirjad olnud, võib-olla siin, võib-olla natuke vanem teab, et enne kui kokku saite, siis kirjutas paberkirja ja tuli armastuskiri, tuli, on ju, Kerstil tuli vahepeal, saadeti postiga armastuskiri, on ju, sa võtsid selle välja ja said selle kätte ja sa mõtlesid, et nii mõttetu. Ei mõelnud ju. Sa mõtlesid läbi, panid ära, natuke pärast, see tekitas põnevust, pani südame. Oli ju nii? Mäletad? Äge oli. See on armastuskiri meile Jumalalt. Ja see on meil see sama põnevus. Sa võtame kätte ja loeme, Jumal, kuule, kuidas ma tõestan sulle oma armastust, kui ma teen seda, mida sa mulle ütled? Mida sa ütled mulle? Ja nüüd ma olen uurinud, mida ta räägib mulle, mida ta ütleb, kuidas ma pean käituma. Ma tahan tunda sind, Jumal, ma tahan tunda sind rohkem, ma tahan tunda su mõtteid, ma tahan tunda su olemust, ma tahan tunda su pühadus, Ja see on see, kuidas sa veedad aega, see on see, kuidas me õpime tundma Jumalat. Kui me näeme suured Jumala mehed, kui me räägime, lihtsalt ma praegu olen väga palju Kenneth Copeland'i jälginud ja lihtsalt miks mulle meeldib jälgida, ta on 90 aastat vana. Ja ta on nii põnevil Jumalas. Ta siis räägib, silmad säravad. Ma olin sõnas, lugesin. Ja räägib sammu kirja kohta, mida ma olen 30 aastat lugenud. Ta on ikka nii põnevil selles kõiges. Ja ütles, ma tunnen Jumala ligiolu, praksiseerin Jumala ligiolu kogu aeg. Ja siis me kuuleme mõningad, mul polnud aega põrna sõnasõla, mul polnud aega seda. Siis ma mõtlen, et kus on meie see põnevus, et kus on näen tänapäeval see siuke nagu kristlik siuke, et osadus Jumalaga, see, et ma võtan Hebra 11 lahti, kui ma ükskord kuulsin, rääkisid, siis ma olen lugenud seda juba 30 aastat, 40 aastat, nii põnev, loe, vaata, mis ta siin ütleb. Ta räägib põnevusega. Ja ta on 90 aastat vana. Tuli pole kuhugi kadunud. Ja ma olen öelnud, kui me loeme vähem sõna, kui me palvetame vähem, kui me oleme vähem osaduses Jumalaga kunagi varem, siis me ei ole läinud edasi, vaid me oleme läinud tagasi. Kui sa paned tähele, ükskõik mis on, et kui sa tahad olla hea, püsida heas millegis, ma ei tea, käid veel talisuplevas? Ei viitsi, jah. Mina pole käinud, ma tean, et kiidad, aga ma kujutan ette, et kui ma käin, ütleme, ja ma lähen järjest, nagu sa oled rääkinud seda lugu ja sa lõpus lähed nulliga, see on okei, see on äge, miks? Sa oled harjunud. Aga nüüd, kui sa jätad paar talve vahele, su ihu harjub normaalsusega jälle ära, ma kujutan ette, kui sa praegu ette läheksid, praegu ma ei tea, vast on veel soe, praegu on soe, aga mõtlen, kui sa ei ole käinud ja siis ühel korral lähed, siis on vaja uuesti hakata harjuma sellega. On ju, nagu rattasõiduga, nagu jooksmisega, kõigega, et me võime, see ongi see, et mis juhtub, see sama, mida ei arvustada, nagu ma olen rääkinud, seda jaanipäeva lugu. Miks sa seda räägid, mul ei ole rohkem teisi lugusid, ma olen õppinud sellest loost. Et see on see, et mõni küsib, miks sa ühte sama lugu nii palju räägid, Kenneth Hagin räägiks ka, siis me õppisime nendest lugudest. ja see oligi see, et oma ajus ja kõiges oma olemuses mõtlesin, ma olen tugev mees. Ma olin saeveskis töötanud, maal üles kasvanud, sõnas olnud, kõik siuke noor ka veel, vana ma olin 20. alguses. Ja tiim pandi ära, ma kõigile räägin, ma olen esimesena, nagu, et ma teen kõigile ära, ma jooksen nii kiiresti, nagu, et siis teised saavad rahulikult võtta. Ja reaalselt ma mõtlesin siiralt seda, sest ma olin hea jooksjal, ma olin spordikoolis käinud, ma olin jooksnud, trenni teinud kõvasti, alati oma klassi parim olnud kogu aeg, nagu, et tuli välja, et ma ei olnud aastaid jooksnud, koolid olid läbi saanud, ma olen 4-5 aastat jooksnud.
aga ajus oli see tunne, et mul oli ikka entusiasm oli ikka. Ja ainult ring oli 900 meetrit. Ma arvan, et kilomeetrit ei olnud veel 800 meetrit. Ja ma panin siis minema, mis arvan, juhtus. 200 meetri pärast olid jalad lukus. Ühtegi sammu teha. Ja tõesti reaalselt tõstin jalgu niimoodi. Mis iganes see piim, happe või mis see lõi täis ära. Ja teised tegid mulle vaata, üks läheb mööda, teist korda läheb mööda juba. Ja ma tänu minule mu tiim kaotas. Miks? Sest ma olnud andnud mõistus, et oota, ma ei ole jooksnud, ma ei ole seda teinud. Võta rahulikult. Jookse rahulikult see läbi. Ära pane täistambiga minema. Soojaga polnud veel teinud. See oli veel kõige hullem. Aga see ongi see täpselt sama tihtipeale. Inimesed on lugenud. Paljud on käinud, mina olen piiblikoolis käinud, mõned on veel käinud. Omal piiblikoolis, see ei kanna meid, see on hea alus, see on hea fundament. Aga kogu aeg tuleb sõnas olla. Iga päev tuleb sõnas olla. Iga päev tuleb seda võtta, et see oleks värske, see oleks põnev. See, et meil on ette kujutus millegist ja tihtipeale paljud ei koge midagi. Tead, miks paljud ei koge midagi? Sest me ühiskonnas on nii kerge elada. Pole vaja tervisest palju uskuda, lähme arsti juurde. Usume, Jeesuse veernud läbi, mul on terve, Jeesuse veernud läbi, mul on terve, Jeesuse veernud läbi. Ei tulnud välja, lähme käime arsti juurde, võtame rohtu. See on alati kuklas ja see tagaplaan meil. Aga kui kõik haiglad kinni paneks, kõik apteegid kinni paneks, rohtu enam pole kuskilt saada. Arstid lähevad streikima aastaks ajaks. Nüüd tuleb see välja, kui tugev, kui värske see kõik meie sees on olemas. See surval tuleb välja, oled seda tähele, surval tuleb välja. See on see, kui ma olen väsinud teinekord, oled seda tähele pannud. Üks ja sama olukord. Kas või niimoodi, üks ja sama olukord. Ühes olukorras, naerad kaasa, ei ole hullu midagi. Täpselt sama olukord, täpselt sama situatsioon ja järsku see pahandab sind. Kas see on siis, et me ei ole sõnas olnud, me oleme väsinud mingi olukord. Oled tähele pannud sihukest asja? Mina olen tähele pannud, et tuleb, keegi ütleb sulle lause nagu mingi, et ma ei oska lihtne lause, mul on öeldud, et kas ükskord ütles, ma võin natukene eksida, aga ma arvan, et sõnad olid, et sa oled ikka loll küll. Ma läksin kaasa, võib-olla olen tõesti loll. Naersin, läksin kaasa, et häda midagi, aga näed, ma sain hakkama midagi. Ja ma mäletan, sama inimene mõni aeg hiljem, sa olid ikka loll küll. Ja ma sain pahaseks, ma sain vihaseks. Kuidas julged mind solvata? Kuidas sa julged? Mis juhtus? Ühes olukorras ma olin lihtsalt heas stuudios, kõik oli tore, kena. Mis iganes olen teises stuudios olukorras, ma olin väsinud. Mis iganes mingi pinge oli kuskil olnud. Aga see näitabki seda, et me oleme sõnast haarame kinni. On see, et kui Hebra 11.1 ütleb, mis ta ütleb? Mis Hebra 11.1 ütleb? Keegi teab? Aga usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse, veendumus sellest, mida ei nähta. See on see, mida Hebra 11.1 ütleb. Ja kui sa loed seda täna, sa oled, usk on kindel usaldus. Usk on kindel usaldus. Kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse ja veendumus sellest, mida ei nähta. Halleluuja! Ja 20 aastat hiljem, Hebra 11.1 ütleb, tead, mida ta ütleb? Usk on kindel usaldus. Usk on kindel usaldus selle vastu, veendumus sellest, mida ei nähta. Ja enne Jeesus tulekut. Tead, mida Hebra 11.1 ütleb? Usk on kindel usaldus. Ja oled ikka põnevil sellest. Sa oled põnevil. See on see koht, kus keegi sind ei saa ümber lükata. See on koht, kus oled võitja. Aga siin pole mingit, kas sina ka on? Aga kus kohas? Näita mulle. Võtame lahti. Võtame lahti. Hebra 11.1. See ei ole 11.1. Mina küll selle ühtegi aga ei näe. Aga usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse, veendumus sellest, mida... Kus on aga on? Ei ole ju.
või teine kirjakoht, 1. Peetruse 5:7. aga usk on milline? jah, kindel usaldus, selle vastu mida? ootad, kas ootad midagi? siis sa oled kindel. Amen. ja veendunud. 1. Peetruse 5:7 ütleb mida? mida ta ütleb? heitke kõik oma, mis asjad? mured kuhu? Jumala peale ja tema peab hoolt meie eest. Halleluuja! Te mis on kõige ägedam? Mitte ühtegi aga ei ole seal. Vaata, mis on huvitav asi selle juures. Vahepeal inimesed tulevad, aga sa ei saa aru, millest sa läbi lähed. Aga see, aga too, aga 3, aga 4. Mina ei öelnud seda. Keith Moore rääkis selle loo. Üks inimene tuli ta juurde nagu, et sa ei saa aru, kuidas sa nii kuri oled. Mis mina süüdi olen? Mina ei kirjutanud seda. Mina ei pannud seda sinna kirja. Jumal ütles seda. Või Kenneth Hagin on rääkinud, et inimesed tulevad ta juurde tihtipeale, et sa ütlesid kantslis seda, sa ütlesid seda. Ma ütlesin, ma pole öelnud seda. Ma kuulsin oma kõrvaga, sa ütlesid seda. Mina pole öelnud seda. Ma tean, ma kuulsin seda, meil on lindist olemas, et mina ei öelnud, Jeesus ütles seda. Jeesus ütles seda. Ja siis inimesed võtavad natukene kohe, okei, jah, Jeesus. Kui me räägime Jumala sõnast, siis on, kes on? Jumal on rääkimas meiega. Amen. Isa, me täname, austame sind. Isa, me täname sinu headusest, sinu heldusest, sinu suurusest, sinu sõna eest, poja eest, püha vaimu eest. Kõige eest ja kõige seest me oleme tänulikud sulle, Isa. Isa, me täname sinu ustavusest, sinu headusest. Isa, me täname. Auline Jumal, väeline Jumal, püha Jumal, oled sa. Sa oled püha ja õige, sa oled auline ja väeline. Vägede Jehova, sulle kuulub austus, sulle kuulub kiitus, sulle kuulub ülistus. Sa oled ustav Jumal, sa oled hea Jumal, sa oled õiglane ja püha. Isa, ma kogu au ja kiituse. Ja Isa, ma täna meil on privileeg olla osa siin ja saada osa sinu sõnast. Ja Isa, me avame südamet vastu võtta sinu sõnad, meil oleks sellest kasu. Isa, au ja kiitus ülistus sulle. Püha vaim, täna sa ühid siin paigas. Ja me täname sinu võitmise eest. Auline vääline Jumal. Jeesuse nimel. Amen. Me Jumal on nimeline Jumal. Me Jumal on auline Jumal. Ja me Jumal on vääline. Halleluja. Milline privileeg tunda Jumalat. Amen. Milline privileeg käia koos Jumalaga, olla koos Jumalaga. Halleluja. Mul on nii hea meel me Jumala üle. Amen. On sul hea meel oma Jumala üle? Amen. Üks asi, mis on see põnevus peab jääma, põnevus peab säilima Jumalast ja Jumala asjadest, ükskõik mis see on. Mitte kunagi, mulle meeldib nii hästi, kuidas Nancy ütles, kui ma kuulan juba 1000 korda Markus 11:23 ja järjest iga päev, siis ma olen tänulik Jumalale, et ta räägib minule läbi selle kirjakoha, sest järelikult midagi on veel õppida, midagi on veel sealt saada. Ja ma mõtlesingi seda, et ja see on väga õige, kui Jumal ütles, saagu taevas ja saagu maa, see juhtus. Ja ta nägi kogu seda olemust kõik korraga. Ta nägi seda molekulaarsele tasemele välja. Ja lihtsalt mõelda, kui suur me Jumal on. Ja meil on privileeg õppida tundma, meil on privileeg käia koos temaga ja saada osa. Mitte kunagi. Ma tänan Jumalat see, kui ma tulin usule. Ja see on üks põhjus, miks ma austan Kenneth Haginit, mul on austus tema vastu, sest ma tean tema algust, ma tean tema käiku ja ma tean tema lõppu. Ja ta oli alati põnevil ja ta oli kui põnevil Jumala asjadest kogu aeg. Ta oli ta siis, kui ta sai päästetud ja kes kuulas evangeeliumi ja kuni ta koju läks, ta oli ikka põnevil. Kui sa vaatad tema koosolekuid läbi aja, mis on saadaval 60-ndatest kuni 2003, ta on ikka seesama põnevil olev inimene, kes räägib Jumala sõnast tuliselt ja ta on sõnas kogu aeg. Ta on kindel sellest sõnast. Samuti meil peaks olema see põnev. Ja me saame öelda, et tema tundis Jumalat. Ka mina tahan tunda Jumalat. Jumal tahab, et me tunneksime teda. Amen.
ja Jumala tundmine saab kasvada päev-päevalt. Mida rohkem aega veedame, mida rohkem oleme koos temaga, ja me vaatamegi natukene Jumala tundmisest. Amen. Ja mulle meeldib, nagu Paulus ütles, et paljud ütlevad, ma tunnengi Jumalat. Mina mõtlen selle peale, kui Paulus ütleb, ma tunnen poolikult või ma tunnen poolikult Jumalat või ütleb, et tunnetan teda. Kui tema, kellel oli siuke ilmutus Jumalast, Jumala sõnast, Jumala asjadest, ta kirjutas meile üle pooled Uue Testamendi Jumala vaim juhtimisel. Siis mõtle, ja me nüüd öelda, et ma tunnen rohkem või midagi. Kui tema ütles poolikult, kui palju meie tegelikult tunneme ja tunnetame Jumalat. Tema, kes oli maha müünud oma elu Jumalale täielikult. Tegelikult tema elu oli 100% kuulus Jumalale. Ja ta ütleb, ma tunnetan ainult poolikult. Meil on hea meel, kui me tunneme poolest poolt, aga Jumal tahab, et me kasvaksime enam ja enam. Ja täpselt samamoodi mulle meeldib see, et tihtipeale on see, et aga ma juba käin või olen või inimesed peatuvad kuskil, nad rahulduvad, aga alati on võimalik minna kaugemale. Amen. Ja alati on võimalik olla põnevil. Näiteks Jumala tundmine absoluutselt kasvab ja kui me vaatame, peaks olema Hosea 6:2-6 ütleb niimoodi. Tema teeb meid elavaks 2 päevaga. 3. päeval ta aitab meid üles ja me võime elada tema palge ees. 3. salm ütleb niimoodi. Tundkem siis, püüdkem tunda Jehoovat, tema tulek on kindel nagu koit, tema tuleb meile nagu vihm, otse kui kevadine vihm, mis kastab maad. Ta ütleb siis, mida? Tundke, keda? Tundke siis. Õppige teda tundma, püüdke teda tunda. See ei ole lihtsalt, hea Jumal, sa oled siin, Jumal, sa oled seal. Vaid ta ütleb, tundke siis Jumalat. Hosea, jah. Peaks olema lehekülg, ma ütlen, 873. Peaks olema siis vanades piiblites. 6. peatükk, jah. Hosea 6. peatükk ja 26 salm. Tema teeb meid elavaks 2 päevaga, 3. päeval ta aitab meid üles ja me võime elada tema palge ees. Tundkem siis, püüdkem tunda Jehoovat, tema tulek on kindel nagu koit, tema tuleb meile nagu vihm, otse kui kevadine vihm, mis kastab maad. Mis ma teen sinuga, Efraim, mis ma teen sinuga, Juuda, sest teie osadus on nagu hommikune pilv, varakult kaduv kaste sarnane. Sellepärast ma olen raiunud prohvetite läbi, olen tapnud oma suu sõnadega ja nagu valgus on tulnud otsused su kohta, sest mulle meeldib osadus, aga mitte ohver ja Jumala tundmine on rohkem kui põletusohver. Kuule, mis ta ütleb siin? Jumala tundmine on rohkem kui mis 6. salm. Sest mulle meeldib osadus, aga mitte ohver. Ja Jumala tundmine on rohkem kui põletusohver. Mis Jumalale meeldib rohkem? Osadus. Jumalale meeldib tegelikult, kui me teda tunneme ja õpime teda tundma. Tihtipeale inimesed teevad teatud tegusid vahepeal niimoodi, või võtame ka selle koha peal nagu Iisrael, neil tekkis see, miks nad hakkasid Jeesust vihkama, oli selle pärast, et Jeesus tundis isa. Ta oli osadus isaga ja palju asju, mida nad olid harjunud tegema, oli see kas või hingemas, nad läksid kõigest, läksid religioosseks, nad arvasid, et selle läbi me saame õigeks või me tunneme Jumalat, aga Jumal, et ma tahan, et te tunneksite mind ja Jeesus tundis, aga see ei meeldinud juutidele. Ja ta ütleb, et Jumala osadus on rohkem väärt kui mis asi? Ohver. Ta ütleb, tundkem siis Jumalat, tundkem siis Jumal. Jumal tahab tunda ja kui me vaatame ka Uues testamendis, kui ta ütleb, et Efesus kirjutab, ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on issanda tahtmine. Jumal tahab, et mõistaksime tahet või me tunneksime seda, mida tema tahab. Või ka Rooma 12.2 ütleb, muutuge teistsugusest sellest maailmast, meelt tuleb, et te uuriksite, mis on, mis asi. Jumala hea meelepärane tahtmine. Jälle, me õpime selle läbi, keda? Jumalat tundma. Jumal tahab osadust, Jumal tahab oma rahvaga aega veeta koos.
Amen. Sa ei saa öelda ühegi inimese kohta, kellega sa natukene 6 korra näed, et sa ei saa kunagi ta kohta öelda, et ma tunnen teda. On ju nii? Sa ei saa kunagi öelda inimese kohta, keda sa näed 6 ühe korra, 5 minutit või tund aega või aeg-ajalt ütled tere, tšau, kuidas läheb. Sa ei saa mitte kunagi öelda, sa tunned teda. Kuidas tundmine tuleb? Osaduse läbi. Aja veetmisega ja järgmine, mida rohkem me veedame aega Jumalaga, seda rohkem me õpime tundma teda. Jumal tahab, et ta ütleb, et tundmine osadus on palju rohkem väärt kui ohver. Ja tihtipeale, miks on see? Ohver on üks tegu, me teeme ära, et me teeme ära, õige, ja nüüd me läheme elama oma elusid. See on täpselt see sama, teinekord on see, et meil oli kunagi see, et 1 peatükk päevast lugeda. Ja ma loodan, et keegi ei teinud, et tihtipeale, mida inimesed teevad, ühe peatükki ära, panen piibli kinni ja see on see, ma tegin ohvri nüüd Jumalale. Saad aru, mis ma mõtlen, on ju. Tihtipeale on see, et ma olen ruttu selle peatükki ära. Ei, me võtame uurimisele, me võtame aja. See ei ole lihtsalt üks peatükk, vaid me võtame ja veedame aega sõnas, me veedame aega palus. See ongi see, miks ta ütleb, et kui sa oled palus, mine oma kapi ja veeda aega isaga. See on see, mida isa ootab, ta ootab osadust. Ohver on see, lugesin peatükki ära, küll oli ohver, küll ma olin täna tubli. Või palvetasin ruttu 15 minutit teistes keeltes. Ei, see järjepidev aegosaduses, et ma ei kiirusta millegiga, vaid see ohver on see, et ma näiteks ma tegin eksisin, ma tegin ruttu ohvri. Või ma tegin midagi, ruttu teo ära ja nüüd ma elan oma elu. Aga osadusaeg on see, et istume maha, saame kokku, ajame juttu. See nõuab minu aega, see nõuab ka sinu aega. On ju nii? See on juba see, kus me hakkame tundma üksteist, me hakkame õppima tundma, me räägime, me kuulame, mis on öelda üksteise ja me õpime tundma. Ja see on see, mida Jumal tahab. Ja ainuke viis on teda tundma õppida, kui me rahuneme maha teinekord, ütleme, et okei, isa, ma tulen sinu palge ette, võtad aega ülistusse, võtad aega palvesse, siis võtad sõna ja hakkad lugema salm, rahulikult võtad, mitte ei tee vur ära. See on see, miks Jumal tahab osadust? Ta ütleb, et see osadus on talle kallim ja ohver. Ja ta ütleb, et ja Jumala tundmine on väärt rohkem kui põletusohvrid. Kas pole huvitav? Jumala tundmine ja Jumala tundmine rohkem kui põletusohvrid. Ta ütleb, et talle meeldib. See on jälle huvitav, et paljud ütlevad, kes seda Jumala tahet tunneb või kuidas me saame teada Jumalat. Jumal ütleb siin, et sest mulle meeldib osadus, aga mitte ohver ja Jumala tundmine rohkem kui põletusohver. Ta ütleb, et mulle meeldib rohkem see, kui sa mind tunned. Ja vaata, see ongi see, miks on vaja tundma õppida, siis me õpime tundma, et tema sõna on väga väärtuslik ja kallihinnaline. Ja kui me õpime tundma, siis me õpime tundma, kui Jumal on öelnud, heida oma mured minu peale. See ongi see, et okei, ma annan sulle, ma tunnen sind, et see, mis oled öelnud, ongi tõde. See ongi absoluutne tõde, sa tahad mulle parimat. Ükskõik, mis olukorralik situatsioon on, sa tead, et Jumal tahab mulle parimat. Ja see on see, miks on vaja tunda Jumalat. Lähedalt tunda. Sest inimeste puhul on samamoodi. Need, keda sa tunned, sa usaldad, on ju. Näiteks, kui sul on keegi lähituttav, keegi hea sõber tuttav, sa võid anda oma rahakoti talle, kus on su ID-kaardid, pangakaardid, võib-olla seal on paarkümmend 000 eurot sees, sa annad tema kätte selle. Sest sa tead, sa võid teda usaldada, sa tunned teda. Aga sa ei lähe ju tänaval esimesele ette juhtuvale, ütled, et kuule, hoia mu rahakoti tund aega, ma tulen kohe tagasi. Sa ei tee seda, miks? Sest sa ei tunne, sa ei tea. Ta võib öelda sulle. Isegi ta võib olla kõige ausam inimene maa peal, ta ütleb sulle sõnad välja, sa võid mind usaldada, ma olen siin, ta annan rahakott siia, tunni aja pärast oled tagasi, ma olen siin. Aga sinusse jääb alati see kahtlus, kas ta ikka on siin, miks, sest ma ei tunne teda. Võib-olla sa oled kuulnud paljude inimeste käest, et ta on väga ustav, väga tubli, väga hea, sul jääb alati see kahtlus, sa võib-olla annad, ma ei tea, võib-olla võtad sealt tähtsamad asjad ära, paned 20 000 oma tasku, aga hoia seda rahakotist dokumenti nagu nii sul midagi teha ei ole. Seal võib olla need asjad, nagu me tihtipeale Jumalaga teeme. Aga kui sa tead ja õpid teda tundma, et ta ongi ustav, ta ongi õige, võta, hoia, ma tulen kohe tagasi ja ta tagasi, aitäh, ja sa tead ja sa tuled, meeldib, tal on see kõik alles ja võtad selle. Sama on see Jumala tundmine, ta on öelnud oma sõnas, heida oma mured minu peale.
käi koos minuga, ole koos minuga, käi armastuses. Kõik need asjad, sa teed seda, sest sa tead, et see on ustav sõna, see on õige sõna. Et ütle, kui Jumal sõna ütleb, rõõm issandas on sinu tugevus ja sa usud seda kirja kohta, siis sa teed kõik oma elus, mis vähegi võimalik olla, et olla rõõmus. Kui sa tõesti usud seda kirja kohta, kui sa usud Jumala sõnu, see ütleb rõõm issandas, rõõm minus. Ja mida rohkem me issandas oleme, mida rohkem me liigulus oleme, seda rohkem me tunneme, seda rohkem rõõmsad me oleme. Amen. Ja üks igavese elu printsiip ongi see, et me tunneksime Jumalat. Johannese 17.3 ütleb niimoodi, aga see on igavene elu. Mis on igavene elu? Johannese 17.3 ütleb niimoodi, aga see on igavene elu, et nad tunneksid sind, ainust tõelist Jumalat ja Jeesus Kristut, kelle sina oled läkitanud. Mis on igavese elu eesmärk? Tegelikult. Et me tunneksime Jumalat. Kas pole huvitav tegelikult, mida Jeesus ütleb? Aga see on igavene elu, et te tunneksite isa ja te tunneksite mind. Kas pole huvitav? Aga see on igavene elu, et nad tunneksid sind, ainust tõelist Jumalat ja Jeesus Kristus, kelle sina oled läkitanud. Kas pole huvitav, et me tunneksime Jumalat? Jumal päästis meid, miks ta tahtis olla meie sõber. Ta tahtis meid tagasi saada. Ja siis me peaksime kõik, kogu tema rahvas, kogu tema inimesed peaksid kõik selle nimel tegema vaeva, et tunda ainu rohkem Jumalat. Tunda isa südant, olla aega veeta. Ja vaata, mida rohkem tundma õpid, seda sa loed, seda põnevam, siis seda põnevamaks sõna muutub su jaoks. Sest kes räägib? Kes ütleb midagi? Isa ütleb, issi räägib. Issi ütleb meile midagi. Amen. Ja mis on kõige huvitavam Pauluse puhul on see, Pauluse igatsus oli tunda Jumalat. See oli üle kõige tema suurim igatsus oli Paulusel tunda Jumalat. Filippi 3.4 loeme. Riblast 3.4. Ehkki mul oleks lootust liha peale. Ehkki mul oleks lootust liha peale. Kui keegi muu arvab, et tema võib liha peale loota, siis mina veel rohkem. Ma olen ümber lõigatud 8. päeval. Ma olen Iisraeli soost. Ma olen Benjamini suguharust. Ma olen heebrealane sündinud heebrealasist. Käsuõpetuselt variser. Innukas koguse taga kiusa. Laitmatu käsuõpetuse poolest. Kui te ütlesite, et kui kellegi on lootust liha peale, siis olen mina üle kõige, see oli laitmatu kõige poolest. Ja see on tänapäeval, mis on tihtipeale väga suur, ongi see, me kõik tahame saada teatud haridust, me tahame jõuda hingeliselt kuhugi kõrgele tasemele. Ja Paulus ütleb, või liha peale panna kogu lootus, mida parem haridus on, seda paremini sa läbi lööd siin maa peal. Seda rohkem sa saad loota kelle peale? Liha peale. Ja see ongi, et tihtipeale inimesed panevad kogu lootuse oma liha peale. Aga Paulus ütleb, mul on, kui kellelgi on, siis ma olen kõige enam. Ma võiksin kiidelda kõigest, ma olen kõige. Ja vaata, mis ta ütleb nüüd, 7. salm. Aga mis mul oli kasuks, olen ma arvanud kahjuks, kelle pärast? Kristuse pärast. Kui te ütlete, ma loobun sellest kõigest Kristuse pärast. 8. salm. Ja tõesti, ma arvan, kõik kahjuks oma issand Jeesuse ülivõimsa mille vastu? Tunnetuse vastu. Miks? Kõik, et ainult õppida, tundma Kristust, tundma Jumalat, sest ta sai aru, see on kõige väärtuslikum, mis üldse annab maa peal olla. Tunda Jumalat, tunda kedagi, kes on loonud universumi, tunda kedagi, kes on andnud elu sinu eest, kes on loobud kõigest. Ja kui te ütlete, et ma olen nõus loobuma kõigest oma tarkust, ma panen kõik ainult, et saada kasuks Kristust, õppida Jumalat tundma.
ja et mind leitaks tema seest ega oleks mul oma õigust, mis on käsust, vaid see õigus, mis tuleb Kristuse usu kaudu, see, mis tuleb Jumala usu varal, et ma tunneksin ära tema ja tema ülestõusmise väe ja tema kannatamise osaduse ning muutuksin tema surma sarnaseks, kui ma kuidagi pääsen ülestõusmisele surnute seast. Kuida ette, mis tema eesmärk oli, et ma ainult tunneksin Jumalat. Ma olen nõus loobuma kõigest, et kui ma võin liha peale loota, mitte keegi ei ole rohkem võimaline liha peale loota kui mina. Ma olin laitmatu kõige poolest. Ma olen nõus loobuma, et ära tunda Kristust. Ta tahab tunda, et ma kuidagi arvataks väärt olema mida? Kui ma kuidagi pääsen üles tõusmisele surnute seast. Ja ta tundis Jumalat, tuli hommikust õhtune aega veits Jumalaga, ta palvetas keeltes rohkem kui keegi teine. Ja ta ikka ütleb, et kui ma ainult pääseksin, tunneksin veel rohkem. Ja ma ütlengi, et kui ma vaatasin seda universumit või vaatasime seda galaktikat, mis vaatas meie oma see tähed, ja ma nägin tegelikult reaalselt jälle, kui suur on Jumal. Minu Jumal lõi selle kõik. Kui ma ei tunneksin teda ära. Vahepeal on siuke, mul on üks minu suurimaid igatsusi on tegelikult, ma tean, et Jumal on püha. Me kõik teame seda, on ju nii. Jumal on hea, me teame seda kõik. Mul igatsus, ma tean, et sa oled püha, aga ma tahaks kogeda su pealt, ma tahaks reaalselt aru saada. Ma näen sõnast, ma näen seda, kui püha sa oled, ma näen, kui inimesed läksid templisse, kukkusid surnud, ma olen kuulnud lugusi sinust sellest kõigest. Ma tahan reaalselt seista sinu trooniruumis. Ma tahan reaalselt näha sinu pühadus või kogeda seda. Reaalselt aru saada. Jumal ütles mulle, mida rohkem sa mind õpid tundma, ta rohkem sa hakkad kogema minu pühadust. See ongi see, mida rohkem me veedame aega Jumalaga, mida rohkem me õpime tundma tema karakteristikat, seda, kes ta on. See ütleb, olge pühad, nagu mina olen püha. Ja Pauluse kogu südame igatsus oli tunda Jumalat. Sest ma loobun kõigest, et lihtsalt tunda Jumalat. Ja see ongi sama, kui me õpime tunda Jumalat, siis see sõna ei ole siuke, et kuskil riiuli peal kogub tolmu ja kuskil on, see kallis armas, me võtame iga päev aega. Miks? Läbi selle me õpime tundma Jumalat. Mitte läbi selle, mida me teame või arvame. Sest usk ei tule olnud kuulnud. Usk tuleb järjepidevast kuulamisest. See ongi see, mis on see, et Jumal, näita mulle oma sõnast, ma tahan tunda sind. Ja sama Paulus, kes igatses tunda Jumalat, ka palvetas inimeste eest, et ka inimesed õpiksid tundma Jumalat. Kuida ette, Pauluse igatsus oli, nagu Jumala igatsus on, et minu osadus, minu tundmine on parem kui kõik ohvrid kokku. Paulus igatses tunda. Nüüd Paulus palvetas Efesuse koguduse eest, Efesuse 1:17-23 on niimoodi ütleb, et me teame seda palvet. Aga kujuta ette, mis see palve ütleb. Oleme mõelnud, mis selle palve eesmärk on. Paulus palvetab efeslaste eest, et eesmärk on, et me issanda Jeesuse Kristus Jumal, auisa, teile annaks mida? Tarkuse ja ilmutuse vaimu, mille jaoks? Vot, tema tunnetamise või tundmise jaoks. Kas pole huvitav? Paulus palvetab efeslaste eest ja sa sai selle püha vaimu pealt. Järelikult meie isa tahab, et me tunneksime teda. Läbi ja lõhki, igate pidi. Ja meil oleks tema süda, tema igatsus, sest see on jala armsad privileegi, kui tunda Jumalat. Kui me õpime teda tundma, ma ütlen, kõik muu langeb välja. Lihtsalt see igatsus tunda Jumalat, igatsus olla. Kui miski muu on meile kallim ja tähtsam, siis isa ei ole tähtis meile, on ju nii?
ja valgustaks teie südame silmad, et te teaksite, mis lootus see on, milleks ta teid on kutsunud. Ja mis on tema pärand ja aurikkus pühade sees ja mis on tema ülemäära suur vägi meie suhtes, kes usume tema jõutugevuse mõjul, millega ta on olnud mõjuv Kristuses, kui ta tema surnust üles äratas. Ja pani istuma oma paremale käele taevas, kõrgel üle kõige valitsuse, võimu ja väe ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte ainult selles, vaid ka tulevases maailmas. Asetas kõik tema jalge alla ja pani tema kõigi asjade üle peaks kogudusele, kes on tema ihu, selle täius, kes kõiges täidab. Ja vaata, üks asi on see, et õppida tundma kedagi. Sa ei tee mitte kunagi tegelikult seda, mis talle haiget teeb. On ju nii? Kui me tahame õppida, Jeesus tundis isa ja ta ütleb, ma teen ainult seda, mida ma kuulen isa tegevat, mida ma näen isa tegevat, ma teen ainult seda. Kas ta ütleb, et Jumala headus on see, mis annab meelt parandama? Ja see ongi see, mida rohkem me õpime Jumalat tundma, seda rohkem kõik muu hakkab meie küljest ära kukkuma. Tihtipeale on see, mida inimesed teevad, see on üks teine vallasi, ma üritan sellest lahti saada ja siis ma tulen Jumala ligi või siis ma hakkan koguduses käima või siis ma hakkan piiblit lugema. Ei, tuleb hakata õppima Jumalat tundma, õppima Jumala käima, siis see kõik muu hakkab ise enesest ära kukkuma meest. On ju nii? Oled sa tähele pannud, kui mõni inimene on su vastu väga hea ja käitub väga hästi vastu, kuidagi sa ei taha talle halba teha. On ju nii? Miks sest on hea su vastu? Ja sa ei ole tema suhtes ükskõikne. Tavaliselt, on ju nii? Samamoodi, kui me õpime tundma, kui hea ja imeline on Jumal, me ei taha, see ongi tema headus on see. Tema suure halastuse armu tõttu tooge oma ihud. Ta ütleb, et sellepärast on nii imeline, nii hea, me toome oma ihud ohvriks. Kui me ei ohverda oma ihusid talle, siis me tegelikult ei tea veel, kui hea on Jumal ja kui imeline ta on. Ja sellepärast on vaja teda tundma õppida ja osaduses veeta, tema ligiolus veeta, aega koos tema. See on see, miks ma näen Kenneth Copeland või me näeme neid vanu, kuidas patriarhid või need, ma tahan näha, et uued noored tõuseksid samasugused peale, nagu nemad on. Kes on janused, näljased. Ma ütlen, ma vaatasin Kenneth Copelandi, ta on 90 aastat vana, ta on silmad säravad, ta on põnevil, ta loeb sõna, ta on täiesti, ta jutt on selge, ta on põnevil Jumalast. Ma tahan tunda veel rohkem Jumalat. Kujuta ette, ta tahab veel rohkem tunda Jumalat. Ja see igatsus. Miks inimestel ei ole nälga või igatsust? Piibel ütleb väga selgelt, miks neil ei ole nälga igatsust Jumala asjade järgi, sest nad on täidetud millegi muuga rohkem. Sest vaata, räägime, kui meil on nälg, meil on kõhutühi, siis me tahame ahmida ükskõik mida, saaks ainult süüa. On ju nii? Ja me sööme võib-olla, me haarame sellest, mis esimene ette juhtuv asi on. Jah? Võib-olla haarame, ma ei tea, võib-olla asi, mis sulle kõige vähem üldse meeldib. Sa sööd täis ennast. Ja siis, kui sa oled sellest paanikus ära söönud, kõht on, siis avastad, siin oli steik. Siin oli mu lemmik toitu. Ja nüüd sa ei taha seda enam. Miks? Sa oled täis midagi muud. Ja sul pole enam, sa vaatad, lemmik toit, okei. Võib-olla isegi jahvatasid enam. Miks? Sest sa oled kurguni täis. Ja Piibel ütleb, õpetussõnad 2.7. Need väga huvitavalt. Kelle kõht täis, see tallab kärjeme, aga näljasele on kõik kibegi magus. Sest mida me sööme, seda me ka igatseme. Sellepärast on lihtne inimestel vaadata. Vaata, see ongi see ei ole enam kirjakoht. Kirjakoht on see, kel kõht täis, see tallab kärjeme, aga näljasele on kõik kibegi magus. Sest mida me sööme, seda me ka igatseme tegelikult. On ju nii? Lihtne näide. Üks lihtne näide on põhjus, miks inimestel on lihtne vaadata telekat ja raske palvetada. Ja sõna lugeda. Aga kui me veedame aega inimestega, kellel on janu igatsus Jumala järele, need tekitavad janu igatsust ka sulle Jumala järele.
mida me oleme täis, kui me oleme täis telekat, me oleme täis seda, saad aru, kus ma ütlen, meie hinged rahulduvad millega, meie hinged igatsevad midagi. Mõned tahavad teatrite järgi, mõned tahavad pidude järgi, mõned tahavad, ma ei tea, mida iganes. See on see, ja me täidame ennast kogu aeg sellega, siis ei jää ruumi enam kellele? Jumalale. Ja kui me veedame aega koos inimestega samamoodi, kes igatsevad neid asju, see põmbab ka meid sinna poole. Aga kui me veedame aega inimestega, kes igatsevad Jumala järgi ja neil on jäänud õigluse tõe järgi, see hakkab meie sest tekitama seda sama igatsust. Näiteks Taavet ütles väga huvitavalt. Laul 42-2 teine salm. Laul 42, kui me vaatame. Sest see on väga kel kõht täis, see tallab kärjeme, aga näljasel on kõik kibegi magus. Ja me haarame seda, mille järel meil on nälg või igatsus. Kui meil ei ole nälg või igatsus Jumala asjade järele, me haarame midagi muud. Mõned haaravad telefoni kätte, on ju nii? Mõned haaravad mõne juturaamatu kätte, mõned lähevad telekat vaatama. Aga kui meil on kõht juba täis seda kõike, mida me oleme pannud sinna, siis me ei taha enam Jumalat, sest ta ei mahu sinna enam. On see aru saada? Jah. Aga vaata, mis Taavet ütleb laul 42. Ja loeme teisest salmist. Otse kui hirv igatseb veeojade järele, nõnda igatseb mu hing sinu juure Jumal. Mu hing januneb Jumala järele, elava Jumala järele, millal ma tulen ja näen Jumala palet. Mu silmavesi ja on mulle leivaks ööd ja päevad. Sest et mu vastu üteldakse kogu päeva, kus on su Jumal. Ma puistan oma hinge välja enese ette, meenutades seda, kuidas ma läksin läbi rahva murru, keda ma juhtisin Jumala kotta, pühapidajate hõiske tänu laulude saatel. Miks oled nii rõhutud mu hing ja nii rahutu mu sees? Oota Jumalat, sest ma tahan teda veel tänada ta palge abi eest. Mu Jumal, mu hing on rõhutud mu sees. Seepärast ma tuletan sind meelde Jordani maal, Hermoni tippudel ja Mitsari mäel. Sügavus hüüab sügavusele sinu koskede kohisemisest. Kõik su veevood on ja su lained käivad mu üle. Teine salm ütleb väga hästi. Otse kui, kuidas? Hirv igatseb veeojade järele. Nõnda igatseb mu hing sinu juure, Jumal. See on väga huvitav. Ma mõtlesin selle peale, kui näljane Taavet oli Jumala järele. Oled sa näinud neid loodussaateid? Ja hirved ja kasellid ja sebrad lähevad jooma. Neil on tohutu jänu, et juua. Aga seal nad teavad seda, neid ootab seal oht. Krokodillid on vees. Aga see janu vee järele on nii suur, nad ikkagi lähevad ja joovad. Lootes olla kiiremad, kui krokodillid tulevad ja saavad eest ära. Ja suurem osa nad seda saavadki. Aga see näitab seda, et ütleb, et ta võrdleb sellega, mitte see, et meil nüüd oht oleb ja Jumala juurde läheme, otsime teda, ütleb, see janu on nii suur Jumala järele, nagu hirv. Ma tahan Jumalat enam kui midagi muud. See on see igatsus Jumala tundmise järel, mis Taavetil oli. Mu hing januneb Jumala järele, elava Jumala järele. Kui te ütlete, ta janunes, et tunda Jumalat. Ma mõtlen seda, kui suur janu hirvedel on. Nad lähevad jooma sinna, kus tegelikult on oht, sest see janu on nii suur. Meil võiks olla samasugune janu Jumala järele. Nii suur. Ükskõik, mis seal tee peal on. Mitte miski ei saa takistada. Ma tahan tunda Jumalat rohkem kui midagi muud. Ja Jumalal on see nii kalli hinnang, see ütleb, et see on rohkem väärt kui ohvrid, see on rohkem väärt kui põletusohvrid, ükskõik mis on, see on palju väärtuslikum kui miski muu, kui sul on osadus minuga, ütleb Jumal.
sa tunned mind, ma tahan, et sa tunneksid mind. Ja vaata, mida ka piibel ütleb, üks osa pühavaimu tööst meie jaoks on mida? Võtta Jumala südame asjadest ja ilmutada ja näidata meile. Aga kas ta ilmutab ja näitab meile, kui meil ei lähe korda? Kas sa näitaks ilmuseks oma südant kellele ei lähe see korda? Ei. Sa räägid kellelegi oma südamest, kellele läheb korda. On ju nii? Ja Jumal tahab näidata oma südant meile. Ta tahab, et me tunneksime teda täielikult. Nagu me Hoseast lugesime juba 6. peatükis, ta ütleb niimoodi, mis ma siis teen, Efraim, mis ma teen sinuga, Juuda, sest teie osatus on nagu hommikune pilv, varakult kaduv vaste sarnane. Sellepärast ma olen raiunud prohvetide läbi, olen tapnud oma suu sõnadega ja nagu valgus on tulnud otsused su kohta, sest mulle meeldib osadus, aga mitte ohver ja Jumala tundmine rohkem kui ohver. Mis on? Jumal tahab suhelda meiega. Ta ei taha, et me suhtleksime niimoodi nagu hommikune kaste. Kaste on maas, päike tuleb, kaste läinud. Tšau Jumal, kus läheb, okei, ma tahan seda, tšau, nüüd ma lähen. Ja ta ütleb, et see osaduse aeg on talle nii kalli hinna, et see on nii väärtuslik talle. Ta reaalselt tahab olla sinuga koos kogu aeg. Ta tahab, et me tunneksime teda täielikult. See ongi see, need õpetused, kus öeldakse, et me ei tea, mis Jumal tahab ja tema teed on, ei, Jumal ütleb, ei, minu teed on kerged, minu teed on head. Tule minu ligi, ma õpetaja näitan sulle. Õpetus on, et räägib, tulge Jumala ligi, ma õpetaja näitan teile, mis on Jumala kartus. Mis on see kõik? Jumal tahab näidata, ta tahab, et me tunneksime tema tahet või tema südant. Jumal on imeliselt hea. Aga meil peaks see janu olema nagu hirved igatsevad veojade äärde. Nagu Taavetil oli. Hoolimata sellest, inimesed, lähed jälle kogudus, jälle lähed sinna. Ja lähengi. Siis ma tahan tunda Jumalat rohkem ja olla talle meelepärane rohkem kui sulle. Aga Kolossa kirjas see palve, mis me oleme kogu aeg palvetanud. Vaata, mis ta ütleb seal palves jälle. Kolossa 1.9. Sellepärast ei ole ka meie sellest päevast, mil me seda kuulsime, lakanud palvet tegemast, palumast teie eest. Mis nad palusid jälle? Et teid täidetaks millega? Tema tahtmise tunnetusega kõiges vaimulikus tarkuses ja arusaamises. Kas pole huvitav, mida Jumal tahab meile? Me tunneksime tema ära, saaksime osa tema tarkusest ja me saaksime arusaamist, aga vaimulikus tarkus arusaamist, et te elaksite väärikalt issand, temale kõik te meeldida vilja kandes kõiges heas töös ning kasvades Jumala tunnetuses ja saades vägevaks kõige väega tema au vägevust mööda kõigeks püsivuks ja pikaks meeleks. Kuidas? Rõõmuga, tänades isa, kes meid on teinud kõlbavaks, osa saama püharahva parandist valguses, kes meid on päästnud pimeduse võimust ja on meid asendatud oma armsa poja riiki. Kas pole huvitav? Nüüd palved on 2 tükki juba, et mõlemad palvete eesmärk on mida? Et me tunneksime, saaksime aru, kes on Jumal ja Jumala asjadest. Ja kui keegi tahab väga õigesti ja piibelikult, vaimulikult või Jumala tahte järgi palvetada, siis meil on vähemalt 4 palvet piiblis eesmärk ja nende eesmärk on tunda Jumalat, teada tema tahet. Kas pole huvitav? Ja siis paljud õpetavad, ei me ei tea, aga see ei tule lihtsalt, et ma arvan, mis Jumal, me leiame selle sõnast, me võtame sõna lahti, hakkab lugema ja sealt hakkab tunnetust, hakkab ilmutust tulema. Sest piibel ütleb sõna ja Jumal on millised? Üks. Ja kui me võtame seda, täpselt samal, kui ma alguses ütlesin, kui see sõna meile, me usume, et see on Jumala armastuskiri meile.
on ju nii? Kuidas sa loed, kui keegi kirjutab sulle armastuskirja? Mina olen õinal, põneval, ma olen mitu korda, siis ma lähen teinekord tagasi, olen veel korra. Ja ma usun, mis sinna on kirja pandud. Ja ma arvan, et mul ei oleks kirjutatud armastuskirja, kui ei oleks seda mõeldud. Ja Jumal samamoodi, et see on armastuskiri Jumalalt meile. Ma lähen loen üle ja panen seda enda sisse. Tänapäeval on lihtne maili teilt, mis tänapäeval iga armastuskirja saata. Vanasti nähti rohkem vaeva paberi peale. Tere, kallis. Kuidas sul läheb? Mul läheb hästi, armastan sind, igatsen sind. Küll sa oled kullegi paberi peal. Nädal hiljem said sa selle kätte. Lõhed lahti, põnevused. Ta näed juba aadressaarid, kelle see tuleb. Siis hoidsid seda sahtlis kuskil. Ma ei tea, ma arvan, et te tegite seda, on ju, paberkirjadega. Võib-olla siiamaani alles veel mõni kuskil. Ma ei tea. Tänapäeval on mail, mul on palju armastuskirju seal praegu. Kogu aeg loen neid. Halleluja. Rooma 12.2 ütleb. Järge saage selle maailma sarnaks, vaid muutuge teiseks oma meeleuvenduse teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane täielik tahtmine. Jumal tahab, et me uuriksime ja me leiame selle siit sõnast. Ma mõtlen tihtipeale, me peaksime teinekord aukartuses olema Jumalas kõigepealt, aga teatud usu inimestes, kes käivad, näiteks mina olen absoluutselt, mina mõtlen siiamaani, näiteks kui ma räägin Kenneth Hagenist, mul on öeldud, mis on palju rääginud, sellepärast on usu isa, ma olen näinud ta teekonda. Ma olen näinud ta teekonda ja mulle meeldib, nagu Paulusest Timoteusele järgi mind, nagu mina järgin Kristust. Ma ei küll ei järgi võib-olla Kenneth Hagenit, aga ma austan seda ja ta on minu usu isa täielik. Ma ei saanud temaga lähedaselt kokku, ma ei õppinud teda tundma, ma tean ainult tema usuteekonda selle koha pealt. Aga mis ma olen õppinud tema puhul oli see, näiteks isegi lihtne asi, kujutate kui lihtne asi tema puhul. Kui tal oli vaja palutada haigete pärast või oma peres või haige pärast. Tihtipeale ta ütles, et ma võtsin, või iseenda pärastki ta palutas, mis oli, ta ütles, et ma võtsin teinekord 40 minutit. Enne kui ma üldse palvetama hakkasin, võtsin 40 minutit ja täitsin ennast Jumala sõnaga. Lugesin kirjakohti, tervemüünisest, mediteerisin ümber ja alles siis ma palvetasin. Ja see näitas, kui tõsiselt asja võttis, kui siiralt võttis, kui palju ta uskus seda sõna tegelikult ja tahtis, et oleks elav tema sees. Ja see on see, kuidas me õpime Jumalat tundma, mida rohkem sõnas oleme ja praktiseerime seda. Või siis Efesuse kiri ütleb 5.14, sellepärast ta ütleb, ärka üles, kes magad, tõusu üles surnust, siis Kristus valgustab sind. Siis vaadake hästi, kuidas te elate, mitte kui rumalad, vaid kui targad, pidades aega kalliks, sest päevad on kurjad. Seepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on issanda tahtmine. Jälle me näeme läbi Piiblit, Jumal tahab, et me teaksime tema tahet. Ja üks viis teda tundma õppida või tema tahte tegemine on täpselt see, et kuidas me teame, et me hoolime Jumalast või kuidas me teame, et ta läheb meile korda täielikult, on see, mida Jeesus ütles tegelikult. Ja üks viis näitab seda Jumalale, on see, kui me teeme tema tahet. Kas me teame Jumala tahet? Me teame tema tahet. Kui me räägime armastusest, me teame tema tahet. Kui me räägime evangeeriumi, me teame tema tahet. Vaata, siin ta ütleb väga huvitavalt. Johannese 15 peatükk ja 13 salm. Suuremat armastust ei ole kellelgi kui see, kes jätab oma elu sõprade eest. Ja nüüd vaata, mis Jeesus ütleb. Teie olete mu sõbrad, kui te teete, mida mina teid käsin.
ma ei ütle teid enam orjad olevat, sest ori ei tea, mida ta isand teeb, vaid ma olen teid nimetanud kelleks? Sõpradeks, sest ma olen teile teada andnud kõik, mis ma oma isalt olen kuulnud. Mitte teie ei ole mind valinud, vaid mina olen teid valinud ja olen teid seatud, et te läheksite, kannaksite vilja, et te vili jääks, et isa teile annaks, mida te iganes palute minu nimel. Kas pole huvitav? Ja siis ma olen teile kõik rääkinud, sest te olete mu sõbrad. Ma tahan, et te tunneksite mind. Aga väga huvitav algus, ütleb, kui te olete mu sõbrad, kui te teete, mida mina teid käsin. Ja ütles, ma olen teile kõik teada andnud. Ma olen teile kõik näidanud. Ja see on see, mida sõber teeb. Jeesus, te olete mu sõbrad. Ma olen näidanud teile kõik, ma olen andnud teile kõik. Ma lõputan siis oma elu meie eest. Või Johannese 14:21 salmis ütleb niimoodi. Kellel on mu käsusõnad ja kes neid peab, see on, kes mind armastab. Kes aga mida armastab, seda armastab minu isa ja mina tahan teda armastada ja iseennast temale ilmutada. Mõni mõtleb, miks ma ei ole saanud nii palju ilmutuse asju, kas me tahame seda teha, mida Jeesus on olnud meil teha. Vaata, ta ütleb väga huvitavalt. Kellel on minu käsusõnad ja kes neid peab, see on, kes mind armastab. See on see, et kuidas sa saad Jeesusele öelda, et ma armastan sind. Kas lihtsalt sõnadega? Ei, tegudega. Ja vaata, seda ütleb, aga kes mind armastab, seda armastab minu isa ja mina tahan teda armastada iseennast temale ilmutada. Kui teete, mis on selle, miks tasub teha seda, mida Jeesus ütles teha? See on see koht, kus Jeesus näeb, et tõesti tahame teda. See on väärtuslik, mis tal on meile anda öelda. Ja ta hakkab, ja temale ma ennast ilmutan. See on see põhjus, vaata, see on põhjus, miks, kui me räägime Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, me räägime Paulus, me räägime Taavet, nad tahtsid tunda Jumalat ja osa saada kõigest, mis Jumalal on pakkuda. See oli see põhjus, miks Paulus oli nii välja püüdud, sest ta tahtis seda. Ta tahtis olla osaotsuses Jeesusega. Et Jeesus saaks ennast rohkem ja miks tal oli suured ilmutused, asjad olid täpselt seepärast, et janu igatsus oli nii suur. Ma mäletan seda, kuhu on võimalik jõuda koos Jumalaga. Ma ütlen, et ma nüüd ei mäleta, ma pean uurima täpsemalt, kes see inimene oli, aga see lugu räägiti, kus palvekoosolekul, võib-olla siis või ma võin eksida, ma ei ütle, kellel see oli, aga nad läksid sinna palvekoosolekule. Kui ma selle loo üles leian, siis ma annan täpsemalt kirjutada. Aga nad on palvekoosolekul, ülistavad seal. Ja see, kes seal siis, kelle juures nad kodus olid, minu arust oli, ta isegi minu arust oli täiesti tavaline kogu see liige minu arust, ta ei olnudki keegi siuke nagu suur, aga lihtsalt tema osadus Jumalaga oli nii suur ja ta hakkas ülistama Jumalat. Ja ütles, et Jumala ligiolu tuli nii suur sinna ruumi. Ja ütles, me pidime ära minema sealt ruumist. Keegi meist ei saanud sinna jääda, siis kui me siia veel jääme 9 minutiks, me sureme ära. Ja see inimene istus seal toolis ja lihtsalt oli osas Jumalaga ja ülistas ja kiitis ta. Ta oli ainukene, kes seda ruumi jäi. Ja siis üks noormees siis ütles, et see on jama jutt, et mina jään lõpuni. Ma olen seal, et noh, see on see, et mis ta siis on. Ja ütles, et okei, tule siis kaasa, ta läks kaasa nendega. Jah, ta oli kõige viimane, kes sealt küll ära tuli, öeldi, aga ütles, ma ruumist välja, et ma jään 1 sekundiks veel kauem, ma suren ära. Ma räägin, mis on see, mitte see, et nad ära tulid, aga see inimene, kes seal oli, see näitab seda, kuhu on võimalik jõuda koos Jumalaga. Tema ligiolus, tema lähetuses olla, mis muudab inimesed. Või me räägime Maria Woodward-Hetterit, kui lähedal tema oli Jumalaga, ta käis. See, millest ta läbi läks, oli üks asi, aga ta käis Jumalaga. Ja nad ütlevad, et kui ta tuli linna, tema teenistuse ajal, siis Miili raadiuses, inimesed läksid põlvili ja meil on vaja päästjad, meil on vaja Jumalat. Siuke ligiolu käis temaga kaasas, Jumala tundmine. See on tegelikult see, mida Jumal tahab.
Ja see oli ka põhjus, miks Paulusel oli. Kõigil neil on olnud, me rääme, miks Jumala tundmine on enam väärt kui midagi muud. salm. Temale ütles Juudas, mitte Iskariot. Issand, millest see oleneb, et sa meile tahad ennast ilmutada, aga mitte maailmale? Jeesus vastas ning ütles temale, kui keegi mind armastab, küll ta peab minu sõna. Ja minu isa armastab teda ja me tuleme tema juurde ja teeme eluaseme tema juurde. Kes mind ei armasta, see ei pea minu sõna. Ja sõna, mida te kuulete, ei ole minu, vaid on isa sõnad, kes mind on läkitanud. Kas pole huvitav? Kes peavad mu sõna, selle juurde ma tulen ja teen oma eluaseme. Amen. Kas pole imeline? Kes mind armastab, see teeb. Halleluuja. Amen. Ja kui me tõesti armastame Jeesust, see ongi see, et paljud me ütleme, et me armastame Jeesust, aga küsimus on, kas me teeme, mida ta on öelnud meile teha. Sest Jeesus ütles, kui sa tõesti mind armastad, siis sa teed, mida ma ütlen sul teha. Ja tead, mis ongi, miks ma pean, et Jeesus saaks tulla ja teha oma eluaseme sinu juurde. Ja kui teetegi Jumal, ütleb, mina ja isa tuleme, teeme. Mina ja isa tuleme, teeme eluaseme, oleme sinuga. Sest me teame, et sa tahad olla koos meiega. See on nagu võtame inimesed, me tahame olla nendega, kes tahavad olla meiega. On ju nii? Sa ei taha minna sinna, kus sa ei ole tere tulnud. Või sinna, kus sust halvasti räägitakse või pahasti räägitakse või üleolevalt suhtutakse. Või sa tahad minna sinna, kus oled tere tulnud, kus sind auto, kus sind vastu võetakse. Samuti isa ja Jumal tulevad sinna. Ja siis ta ütleb, kui keegi mind armastab, küll ta peab mu sõnu. Ja mina isa armastab teda, me tuleme tema juurde, teeme elusame tema juurde. Kes mind ei armasta, see ei pea minu sõnu. Ja sõna, mida te kuulete, ei ole minu, vaid on isa sõna, kes mind on läkitanud. Kujutad sa ette? Kui me ütleme, et me armastame Jeesust, me peame tema sõna. Ja ta ütleb, tead, mis on kõige selle juures, ma mõtlesin täna selle pärast, see kõige võimsam asi selle juures on see moment, kus isa ja poeg mõlemad tulevad ja teevad eluaseme. Nad tulevad elama sinuga, sinu kotta, sinu majja. Kas pole huvitav? Pühavaim on juba olemas meil, aga ta ütleb, et me tuleme ja teeme. See tähendab seda, et isa, poeg ja pühavaim tahavad olla kogu aeg meiega. Aga neil on vaja teada, kas me tõesti tahame neid. Ja me saame näidata mitte ainult sõnadega, vaid sellega, et me teeme seda, mida Jeesus on öelnud. Sellega ütleme, et Jeesus, ma armastan sind. Nad tulevad, teevad, lihtsalt see Jumala tundmine, Jumal tahab. See on enam väärt tema jaoks kui miski muu. Tema tundmine on rohkem väärt kui põletusohvrid. Aga selle järgi me näeme, et me ei õpi kunagi tundma, kui me ei tee tema tahet. Ja tema tahte tegemine, esiteks me saame palvetada, ja me tunneksime ära tema tahtmise, siis me saame teha seda, mis Jeesus on, ja see ütleb isale ja see ütleb pojale, me tahame, et sa tuleksid meie juurde. Amen. Halleluja, isa Jumal, me tuleme sa ette Jeesuse nimel, sa oled hea, ustav, püha Jumal. Me anname sulle kogu au ja kiitus, ülistuse siin paigas. Ja isa, anna meile tarku sinu tundmiseks. Valgustame südamesilmad, me teaks, mis on see loos, mille sa oled meid kutsunud. Isa, me tahame tunda sind. Isa, näita meile oma sõnast, õpeta meile oma sõna, ilmuta meile oma sõna. Isa, Jeesus, me võiksime teha absoluutselt seda, mida me oleme kuulnud sinult. Ja kui me ei pane midagi tähele või me ei näe midagi, näita meile, õpeta meid, juhata meid, et me võiksime sind tunda. Ja sa saaksid tulla teha eluaseme meie juurde. Isa, sa oled enam kui tere tulnud meie juurde. Sa oled enam kui, isa, me igatseme sinu järgi. Isa, me igatseme sind tunda, me igatseme sinuga olla, käia. Isa, et see oleks enam väärt kui kõik muu meie jaoks. Kõik muu. Tunda sind, käia sind.
ja enam väärt kui miski muu. Isa, ma tänan ja kiidan ja ülistan ja austan sind kogu südamest. Sa oled imeliselt hea, ustav Jumal. Sa oled püha ja õige. Kogu au ja kiitus sulle, Isa. Kogu au ja kiitus, ülistus. Amen, 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 amen. Igatsus Jumala tundmise järele võiks kasvada võimsalt meie südames. Ja Jumal ütleb, ma tahan, et te tunnaksite mind. Jumal tahab. Amen. Halleluja, kiitus Jumal.